Tere tulemast minu järjekordsesse vlogi. Alustan seda vlogi täiesti suvalisel ajal. Kell on saamas 5 varsti ja ma olen parklas. Ma lähen jõusaali. Okei, sealt pole näha. Aga lähen üle aasta. 9 + 10 kuud, jah. Peaaegu 2 aastat, ütleme, on möödas sellest, kui ma viimati olin jõusaalis, nii et lähen täna esimest korda. Sonja jäi mehega koju. Olen väga elevil, aga samas ma ei kujuta ette, mida ma seal tegema hakkan. Lähen äkki magan natuke. Ja kui ma sõitsin siia, ma olin jumala kindel, nimetasin raudselt midagi maha. Siis hakkasin loetlema nii, okei, mul on plätud, tossud, trenniriided, vahetusriided, rätik, šampoon, dušikeel, kõik on kaasas. Veepudel ja siis mul tuli meelde, et ma jätsin võtme koju, tabaluku. Aga pole hullu, ma jätan jope siia ja topin kõik asjad kotti ja võtan kotis endaga kaasa saali, nii et saab hakkama. Oh my god, nagu ma teadsin, et ma ei ole mingi supervormis. Selles mõttes, et ma olen jõutrenni teinud ikka väga-väga ammu. Panen siin jopet selga. Aga et nii kehv on seis. Okei, seda ma ei oleks oodanud. Põhimõtteliselt ma ei suutnud ratta pealgi sõita esimese leveliga. Et ma ei tea, kas see ratas oli katki või tõesti mu jalad on olnud kõige kehvem. Alati ma arvan, et enamus inimestel on see, kes just, ma ei tea, kossu ei mängi või mis kossu, jalgpalli või siis, ma ei tea, balletti ei tantsi, on ju. Aga kõhuliaadsed olid parimad, nagu ikka, siiamaani, eluaeg olnud, käed ka, aga need jalad, hea, et nad mind kannavadki üldse. Aga olgu ma nüüd lippan ruttu koju ja peab selle trenni ikka kätte võtma ja saama tugevamaks. Eile unustasin täitsa vlogida peale trenni. Aga täna me praegu Sonjaga tüüdub seal. Lähme IKEA-sse mu emaga. Tellisin emale sealt mingid asjad. Lähme järgi, siis lähme ema juurde ja oleme seal pool päeva. Ja siis õhtul lähme koju. Sest mehel on täna päeval mingid tegemisi, siis mõtlesime, me ei viitsi kodus olla, et kuigi ei ole kõige parem ilm, veits vihma sajab, aga ikkagi me ei viitsi kodus olla. Et täna on selline chill päev. Esimesed IKEA-s. Kui IKEA-sse siis sööma. Siin lihapoilid ja lõhe emale ja taimiku. Ma ei teadnudki varem, et IKEA-s on siuke beebinurk, kus siis on põhimõtteliselt, ma ei tea, kas need on need veepannil siis soojendajad, mikroonid on siin. Ja siin on isegi mingi beebitoidu soojendamise juhend. Päris äge. Toolid, seda ma teadsin, neid on alati. Selline mõnus tuba. Täiega vahva ikka. Kell on 6:30 ja ma olen omadega Kehras. Tulin siis siia vaatama käsipallimängu. Täna on hooaja viimane mäng. Või võib-olla tuleb üks mäng veel, aga see ei ole Kehras, ma ei mäleta. Aga jah, see on viimane mäng siis Kehras. Ja kunagi ammu, ma ei tea, ei päris 10 aastat tagasi see ei olnud, aga kuskil seal võib-olla äkki 6-7 aastat tagasi. Rohkem tegelikult. Äkki oligi 10 aastat tagasi, ma ei mäleta. Jah, võis täitsa 10 aastat tagasi olla, isegi rohkem, jah. Ma ei olnud siis 15, ma olin 25. Ma korraks mõtlesin, et ma olen 25 aastane praegu. Ei, ma olen 34. Jah, ma olen siis 24. Okei.
et jah, siis ma käisin siin Kehras päris tihti, hängisin sõpradega ja käisime mänge vaatamas ja kõike sellist. Nüüd ma pole seda väga ammu teinud. Paljud inimesed, kellega ma suhtlesin, ma enam ei suhtle nagu, oleme nagu elus edasi läinud, pered ja värgid ja kõik selline asi. Aga siis Ave, kellega ma eelmine kord siin käisin jalutamas, pidime temaga koos minema mängu vaatama, aga ta ei haigeks. Nii et ma lähen üksi, aga kindlasti seal on tuttavaid nägusid. Ta mees ja lapsed lähevad ka. Ta mees on kohtunik. Nii et kindlasti neid trehvan seal. Räägin paar sõna juttu ja ühtlasi ma tulin ka tegelikult nagu tooma neid asju, need, mis me IKEA-st ostsime. Isa on praegu siin ja mingid asjad veel kodust võtsin peale, ema juurest. Ja pärast siis õhtul isa tuleb minuga linna tagasi, sest pühapäeval me lähme ühte teist spordiüritust vaatama. Venna laps läheb siis võistlema. See on täiega nunnu, esimest korda. Et seda siis näitan teile ka pühapäeval. Ja, aga vahepeal chillisin kodus ja olime seal. Ja ma täiega üllatunud nagu selles mõttes, et ja mul on väga hea meel selle üle, et Sonja nagu tahab nii väga oma isaga olla, et näiteks kui me oleme koos kodus ja me istume põrandal või midagi, siis Sonja pigem läheb issi juurde kui minu. Ja oli ka niimoodi, et ma jõuan koju nii hilja, et ta juba magab. Ja siis ma olin mingi, et et vai tšau on ju ja tahtsin musikalli teha ja siis ta mingi pööras näo ära ja ronis ja ma mehele siis veel mingi okei, selge. Et kuigi nad on nii vähe nagu näinud üksteist, siis ikkagi telefonidel ikkagi me oleme iga päev helistanud ja ju siis see on hoidnud nende sidet, et ei ole võõrastama hakanud. Ja ämm tuli ka sinna just külla, kui ma ära sõitsin, et natuke siis seltsis olla ja teda ta ei tahtnud üldse nagu kuidagi näha ja hoidis mehel kaelast kinni, et umbes ära mind jumala eest maha pane. Et jah, ma ei tea, vahel ta on täiesti nagu normaalne temaga, et ma olen isegi saanud nagu poodi minna ja jätta tema ämmaga nagu Sonja, aga jah, nüüd eile ja täna on ta kuidagi selline, et ta ei taha, hakkab nutma. Aga ma usun, et neil läheb kõik hästi, et see magama panek ja niimoodi, et ükskord mees pani ka nüüd, kui ta kodus on olnud. Nüüd seekord, et pani ta ükskord magama ise ja ma ei tea, lihtsalt päev ta voodisse ja ongi nagu fine, ta jääb ise magama, selles mõttes on nagu kerge. Aga ja, aitab lobast, mul on pool tundi umbes, et ma viin need asjad ülesse ja siis lähme juba mängule. Täna me oleme Kadrioru oranžeriis. Siin on siis avatuste päev ja nii palju tahteid oli, aga siis nad tegid tasuta piletid, et ikkagi peab pileti ostma, et muidu ei saa sisse. Ja kokku siis 100 inimest sai. Ma jõudsin olla nende seas üks. Saame elemendid muutsid
näiteks seal 17. sajandil, neid me näeme siis samades ajaloolistes parkides, Schönbrunnis ja Tansustis, Peterhofis, et nad olid siis suve pikendajad. Ühelt poolt kasvatati nende У нас веселая семья. Красный. 3 päeva on juba möödas, tulime sugulase sünnipäevale ja täna on juba järgmine päev ja ma eile monteerisin veits seda videot juba ja ma vaatasin, et no see on täielik mingi autovlog. Kõik jutud, mis ma räägin, on tehtud autos. Sest lihtsalt nagu mul ei ole muul ajal aega lobiseda. Kogu aeg on midagi teha, keegi on kuskil. Ühesõnaga, täiesti rääkimata on 2 päeva tagused asjad. Kehramäng oli täiega vägev. See oli siuke emotsioon, et jah, võrreldes seal, see isegi 12 aastat tagasi, vist 13, kui ma käisin nendel mängudel. Ja siis ma teadsin kõiki nagu mängijaid, olid enam-vähem minust veits vanemad, aga ikkagi selles mõttes, et jah, nagu chillisime koos ja mingid inimesi teadsin selles mõttes nagu ikkagi paremini ja lähemalt, et nüüd on jah täiesti tundmatud inimesed, noorem põlvkondu peale tuld. Et ma ei tea, kas ma mainisin ainult 2 mängijat, siis seal on nagu nii-öelda vanast ajast, et väravavaht ja siis 1 mängija platsil. Et jah, nagu ikka, Kehra võitis muidugi. Nad on ülihead olnud läbi aastate, nad on Eesti meistrid olnud mitu korda. Et jah, hästi-hästi tugevad on nad nagu käsipallis olnud alati. Ja peale seda siis järgmine päev me olime Kadriorus, käisime seal oranžeriis. Oli küll nagu vägev selles mõttes, et seda ei ole ju varem nagu inimestele niimoodi avalikult näidatud ja sinna ei ole saanud minna. Aga ta oli nagu natuke siuke mõttetu, et ma ei tea, ma arvan, botaanikaaed oleks nagu huvitavam. Et seal on nagu rohkem siukseid eksootilisi taimi ja selliseid, et vähemalt saime aimu sellest ja on siis käidud linnuke kirjas nii-öelda. Ja õhtul siis oli jah sugulase sünnipäev, kes sai 3-aastaseks ja ma pole teda kunagi varem näinud, mis on täiesti nagu crazy. Et neil on 4 last, see on mu siis tädi poeg ja tema lapsed. 4 last on neil ja 3 tüdrukut, 1 poiss ja siis selle poisi sünnipäev oli. Et ta on siis kõige noorem neil. Et teisi tüdrukud ma mitu korda näinud, et oleme seal käinud suviti ja nii, aga kuidagi ma ei tea, eelmised suved ei ole sattunud sinna. Nad elavad siis väljas Tallinnast. Ja täna on pühapäev ning me lähme mu venna tütre, vanema tütre võistlusele. See on kepphobuse takistusvõistlus. Tundub siuke nagu veits naljakas asi, et kes sellisel asjal osaleks, aga talle hullult meeldivad hobused. Ja ta on isegi nagu ratsutamas käinud, aga ju siis ta on nagu liiga väike ikkagi ja ei ole sellist kogemust, et minna päriselt ratsutama päris hobusega. Et saab siis oma esimese kogemuse selle kepphobusega, et hüppab ise seal üle nende takistust, et eks saab siis näha, kuidas see välja näeb, et ma ise varem ei ole käinud ka mingi YouTube'is või kuskil võib-olla näinud mingid täiskasvanud, kus teevad seda, et see on nagu veits naeruväärsem, aga laste puhul on see nagu isegi armas. Et lähme sinna, praegu olengi vanemate juures ja saan veel seal teed juua või midagi ja siis hakkame minema, et isa tuleb minuga ja ma ei tea, kas ema tuleb, et emal on veits siuke köha, ta vist ei tahtnud tulla. Ja pärast lähen koju, ega ei olegi midagi, täna on nii kehva ilm, et kuidagi ei kutsu välja jalutama, et Sonja jäi mehega, on siis terve hommik ja lõuna temaga, lähevad seal kuskil ka külla ämmale. Ja ma nagu nende paari päevaga siin vlogides olen aru saanud, et ma ei suuda vlogida, kui mees on kodus. Nii palju sagimist, tegemist on kogu aeg, et
jah, lihtsalt ei ole seda hetke või sellist kuidagi tunnet ka, et nagu, selles mõttes nagu tahaks võib-olla, aga lihtsalt nagu läheb meelest ära ja see lihtsalt ei jõua puht füüsiliselt. Et kuidagi jah, et kuigi nagu üksi olles mõtleks, et mul on veel rohkem tegemist, et kuidas ma siis jõuan, et kahekesti on ju jaotatud kõik need asjad, aga ikkagi kuidagi tuleb välja, et on veel keerulisem. Nii et jälle tuleb, ma arvan, siuke väike paus sisse, et äkki kohtume kas siis aprilli lõpus või mai alguses. Võid sättida. Saad siit endale 2 asja valida homme. Jälle mina siin autos. Nii piinlik, nagu ma ei saa aru. Kõik jutud on autos. Aga nagu näete, siis ma olen Ikeas. Kell on 10 läbi mõni minut. Lähen täna vaatan Sonja tuppa pimendavaid kardinaid. Tal on küll pimendavad rulood, aga ikkagi on tuba suht valge hommikul. Kella keeramisega mõtlesin, et nüüd hakkab magama 8-8. Eile läks küll kell 8 magama õhtul, aga oli üleval ikkagi kell 7. Nii et peab panema sinna veel ühed pimendavad kardinad ikkagi. Et vaatasin ühe teise emmekese vlogi ja tal oli sama mure ja nii kui ta pani need pimendavad kardinad, laps magas kauem 45 minutit kuni tund. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma pean sama tegema, ma pean proovima. Nii et lähme vaatame, mis seal leiame. Edukas kiire käik oli. Tegelikult ma Ikeast nagu teadsin juba, mis kardinad ma tahtsin vaadata. Ma siis tegin niimoodi, et ma võtsin telefoni taskulambi, panin tööle ja panin selle kardina taha ja siis 2 tükki paistsid ikka väga läbi. Helehallid olid, üks oli mingi 7 €, no see oli mega odav ka onja. Ja teine oli Maikulli omad ka helehallid, aga need siis jah, paistsid päris hästi läbi ja ma võtsin tumehallid. No seal on kirjas lihtsalt hall Maikulli kardinad. Ma vaatasin jagast ka, aga seal ei olnud midagi nagu head selles hinnaklassis ja mõõtudes, mis meil vaja oleks. Nii et ostsin Ikeast, proovime järgi. Mul jäi isa siis jalutama Sonjaga nii kaua siia parki nende juures. Lähen otsin nad üles. Tere hommikust! Kell on 8 kohe ja Sonja ikka veel magab. Kõisid pole näha. Ta veits sikleb juba ja nüüd hakkab ärkama. Aga nagu see, et ta magaks kella 8-ni, see poleks nagu võimalik, sest vaadake, kui valge oas on. Minu näost on ka näha, et valge on, et toas on nii valge, aga eile õhtul me jõudsime koju kuskil 6:15 õhtul ja siis ma panin kiirelt talle need pimendavad kardinad tema tuppa ja samas ka liimisin, või mitte liiminud, aga triikisin siis selle, mis iganes selle riba sinna, et neid lühemaks teha. Minu meelest tuli päris hästi välja, arvestades seda, et ma tegin kõike kiiruga, mul oli 1,5 tundi, et need lühemaks teha kõik korda ja nagu näha, siis see täiega toimib.
et tema toas oleks praegu lihtsalt maruvalge. Ja praegu siin jah, nagu lähme vaatame, kui pime seal on. Aga jah, 8 ta magas, super. Et ikkagi tuleb seda ööund 12 tundi, kui on kõik pime, kui on soodsad tingimused, ütleme niimoodi. Eile mul oli tegelikult õhtul minna plaan ujuma. Aga kuidagi ma olin vanemate juures, olingi hommikust põhimõtteliselt kuni 6 õhtul ja ei tulnud seda kuidagi energiat ja soovi minna basseini. Äkki täna lähme, ma ei ole kindel. Ja tegelikult ma ei ole teile ka rääkinud sellest kepphobuse võistlusest. See oli nii vägev jällegi, nagu ütleme siis eelarvamused olid siuksed mingi, ma ei tea. Aga nagu kui kohale jõuad ja vaatad neid lapsi, seal oli mingi üle 60 lapse, kes osalesid. Ja lihtsalt nii vahva oli. Ja see oli tõesti raske. Ma võtsin korraks kätte selle kepphobuse oma venna lapselt ja siis ma mingi, ma lähen ka proovin hüppan. Ja siis mul oli sobune seal käes, siis ma vaatan seda tõket, siis mingi, ma parem ei lähe hüppama, sest ma murran oma mingi, väänan välja oma jala lihtsalt. Et mul on üks jalg on opereeritud hüppeliiget 2 korda ja siis mingi ei, ma ei julge. Et jah, aga selline siis nagu suht mitte midagi ütlevat oli see vlog, aga samas nagu hästi palju emotsioone ja elamusi minu jaoks. Et hästi vägev oli tegelikult, et ma loodan, et teil tekkis ka mingi tuhin, et peaks kuskile midagi vaatama, minema või tegema, mida pole ammu teinud või teistmoodi. Igatahes ma nüüd ärkan ja lähen äratan Soonjaga üles, nii et teile mõnusat kevadet. Olge terved, olge nunnud. Näeme kunagi uuesti. Tšau!